Tere! Mina olen Mihkel, astrofüüsik Tartu Ülikoolis ja Londoni Ülikooli kolledžis. Teadus on selgelt julgeoleku osa. Olgu see siis materjaliteadus, meditsiiniteadus, inseneeria või näiteks krüptograafia ja signaalitöötlus. Kuidas aga kaitsen Eestit mina, kaugeid planeete uuriv astrofüüsik? Võiksin öelda, et võib-olla koorub minu tööst välja mõni riigikaitseline innovatsioon. Mine tea, äkki homme. Aga mina kaitsen Eestit juba täna, õpetades inimesi mõtlema. Vaba ühiskonna üks peamine väljakutse on haridus. Iga uus põlvkond, iga kodanik võib vabalt infot tarbida. Sellega kaasneb aga oht sattuda segadusse või langeda mõne vandenõuteooria või pahatahtliku valeinfo ohvriks. Kõige hullem on, kui näiliselt vastukäiva info rohkus paneb inimese üldse tõe olemasolus kahtlema. Värskeid näiteid näeme kas või pandeemia või okupatsioonisõja kontekstis. Teadus aga rajaneb oskusele eristada olulisi fakte ebaolulistest. Eristada tõest infot valest, säilitada infokülluses külm pea. Teaduspõhine mõtleja näeb mustreid, aga oskab neid ka analüüsida ja omavahel võrrelda. Iga teadlane sõelub välja tõeterasid ja õpetab ka teisi seda tegema. Iga teadlane on osa Eestit kaitsvast siilist. Iga teadlase kõrval sirguvad siilile uued okkad. Kui teadlaskond on tasemel, mitmekesine ja vääriliselt toetatud, siis on tugevam ja tõhusam ka Eesti siil.